teadsin kaugel, vaatasin, ongi paradiis, millest oled sa. Kui ühele inimesele on antud, siis on palju antud. Tõnisega on Tõnis Mägi on oma olemuselt veidi traagik, aga ta on niivõrd tugev isiksus, et see on aidanud tal elust läbi tulla laitmatult. Tõnis Mägi on suure südamevaluga mees, kes on ära tundnud, et ta seda tavateed käies enam edasi ei saa. See on mees, kellel ei ole enam piire, piirid on ära kaotatud, tema ise on kaotanud. Ta on kõiksusega üks, ta otsib teisi võimalusi minna. Tahi hõõmuv lang, maa jäetud ruum ja õnn. Jaa, kloun. Olen olnud kloun. Olen isa oma lastele, oma naisele, abikaasale mees. Laulja mõnes mõttes. See on tõesti raske küsimus, kes ma olen. Ma olen tulnud tegema seda siia maailma, mida oskan ainult mina üksinda teha, ma olen tulnud. Olen sündinud idas Läänetee 4 ehk Lääneski mõni striit ole ost, olen ma kunagi kirjutanud. Ja tõepoolest ma sündisin Lääneteel, Meriväljal, Läänetee 4. Aasta oli 1948 ja kuupäev 18. november. Sõda oli ajanud inimesed kõik väikesse majakesse kokku. See maja oli tillukane loss lausa, väikese sellise tornikesega, kus olid klaasid ees ja klaasidest võis näha päikese loojangut. Verandal oli mingi vana klaver, mida ma aeg-ajalt ikka käisin klimberdamas juba väikse poisina pääle. Need lõhnad, need helinad, need värvid, need on mul siiamaani on mul silmad ees ja ma usun sellesse, et jah, tõesti juhust ei ole olemas. Et lapsepõlves inimene saab oma esimese kogemuse ja need aistingud, mis ta saab kätte just sellel ajal, kui ta on vast selline 3 või poole 4, näiteks nagu minu väike tütar Maarja praegu ütleb, et ma olen 3,5 aastane. Mäletan ühte pilti väga hästi, ma olin vist siis tõesti just niimoodi 3,5 vast või, kui minu vanatädi, kes elas selles majas, vedas mind kelgu peal mere ääres. Lumi oli krudises, tohutult külm oli ilmselt, sest telefonitraadid vilisesid, vingusid, lumi krudises. Ja mere peal oli suur oranž päike. Ja võt see pilt on selline pilt mul olnud, mis mul on mõnede lauludega, mis ma olen kirjutanud. Mitte kõikide lauludega, vaid mõnede lauludega, mis ma olen kirjutanud, mul lööb selle oranži päikes ja need traadi helina või selle sirina vingumisena lööb mul uuesti tagasi, mul tuleks nagu pilt silmade ette. Ja see on minu jaoks nagu lakmuspaber olnud. Kui see pilt tuleb, siis on selge, et selles loos on olemas just see, mis peab olema. See atmosfäär, see õige taju, kõik on balanssis või kaalukausid on õigel kohal. Raadio mängis meil ka majas, aga raadios
raadiost tuli teadagi, mis muusikat tollel ajal tuli, siis minu lemmikuteks oli näiteks Georg Ots, väga suur lemmik, seda paati pole tehtud linnuluust, kaaretised painutasin tammepuust. Ma ei saanud aru, mis need kaaretised on. Pärast sain aru, et on kaared ise, painutasin tammepuust. Peagi pidime me sealt ära kolima sealt majast, sest et meid elas selles majakeses palju, ega eriti ruumi meil ei jätkunud kõigile ja oli vaja ka, et saaks kuskile elamise siiski. Mu vanemad olid Saaremaalt pärit ja sõda oli nad viinud igale poole laiali. See maja oli jäänud sinna. Vanemad laulsid mul mõlemad Eesti Raadio segakooris, ema ja isa. Ja oli vaja leida endale üks elamine. Ja elamise me leidsime vanas piletikassas, mis oli Tatari tänava nurga peal, kus ei olnud ei elektrit, ei valgust, ei WC-d, ei vett ega mitte midagi. Sealt sai tuua siis abikirikust. Kutsuti jutumärkides abikirik, oli avalik käimla Jaani kiriku kõrval. Sealt sai siis ämbritega vett toodud. Ja nii me seal elasime, seda ma mäletan imehästi, et oli selline petrooleumlamp põles, siis sooja tegi mingisugune pliidike, see oli ka elektri peal, elektrit ikka oli. Mäletan imehästi kõiki need oktoobri marsse, eks ole, oktoobri aastapäeva marsse, mis ju kõik Võiduväljakul toimusid. Mäletan seda, mismoodi ükskord purjus madrused meile sinna sisse tormasid ja tahtsid vist haiget teha emale näiteks. Mäletan seda. Siis elasime me. Sealt me pidime ära tulema, sest oli jälle mingi koht, kus siis ei olnud nagu... ühesõnaga vist ei olnud ikka nii, et me olime, et oleks saanud ennast sinna sisse kirjutada sellesse vanasse putkasse. Ja siis me elasime kuskil ühe koridori peal lihtsalt. Kõrval seal paar maja edasi oli üks maja, kus meil saime õhtuks panna oma madratsid sinna koridori peale, et seal magada. Isa oli siis leidis mingi sõbra juures endale öömaja ja vanaema siis oli Meriväljal ikka elas edasi. Ja niimoodi see eluka kulges, kuni lõpuks siis saime ka ühe keldrikorruse siis Rohu tänavale, Rohu 11.5, see on Pelgulinnas, seal me elasime ka keldris päris tükk aega, sealt ma hakkasin juba koolis käima. Kooli ma läksin 22. keskkooli esimesse klassi. Esimeses klassis oli mul küllaltki raske olla, sellepärast, et ema väidab siiamaani, aga kõik on väitnud, et ma kusagil 3,5 õppisin ise lugema, kuigi mulle näidati tähed ja kõik ju ette. Aga et ma olin sihikindlalt, järjekindlalt istunud köögis ja vaadanud, mis täheksed need on. Ja nii, et kui ma läksin kooli, siis ma oskasin kirjutada ja lugeda. Mul oli igav. Mul oli õudselt igav. Esimene klassi ma lõpetasin ära niimoodi, et olid ikka 4 ja 5. Edaspidi, kuna ilmselt oli siis ikkagi, vaatasin, et siin pole nagu midagi teha, ega siis see õppimine on nagu edaspidi enam nii hästi ei läinud. Isa oli lihtne tööline, tähendab ema elab veel, isa on mul surnud. Olid nad mõlemad muusikud, ema olnud Endla teatris Saksa ajal, siis okupatsiooni ajal veel laulis, oli Endla teatri primadonna, operettides laulis. Ma käisin, ema laulis, mõlemad laulsid nad Eesti Raadio kooris, siis ma käisin ju kõikidel kontserditel, kelle juurde oli mind siis jätta lasteaias. Ma käisin ka küll, aga mingi aeg olin, kus ma olin kogu aeg emaga kaasas nagu ripats. Ja siis ma kuulasin ja mulle hirmsasti meeldis just nimelt see suurvormid. Kuigi ma olin väike küll, aga suurvormid, ma mõtlen seal mingid Missa Solemnis näiteks ja Haamol mess ja mina istusin kõik selle aja ära ja hea meelega kuulasin selliseid asju. Samal ajal näiteks Tšaikovski vastu mul on pikka aega, nüüd mul on nagu leebem, aga pikka aega oli mul selline, ei tea, eriti nagu ei meeldinud. Ja mäletan seda, et Tšaikovski esimest klaverikontserdi käisime isaga
isaga vaatamas, ma istusin teises reas ja siis ma oksendasin isal kingad täis. Ma ei tea, kas ta siis meeldis mul see Tšaikovski. Ma olin väike poiss, ma olin söönud ära terve 2 või 3 šokolaadi. Paljukas ma isa siis nii väga nägin, sest et peagi ta lahkus meie juurest, ei elanud enam meiega koos. Aga nii palju, kui ma mäletan, isa oli, ta oli niisugune tugeva käega selve mees ja väga kompromissitu. Kui tal midagi ei meeldinud, siis ta lõi ukse enda järge plärtsti kinni ja ütles käige kõik kus seda ja teist, muidugi vängemata sõnadega. Ja läks minema ja nii ta kuldsete kätega ja väga hea muusikuna, nii ta lõpuks ütles käige kõik sinna kohta ja läks tööle. Seal ta sai muidugi raha ka rohkem, pioneeris. Aga nii, et ta oli niisugune paras juurikas küll. Siis tulidki need 60-ndad juba. Ja 60-ndad aastadel tekkisid ju kuidagi moodi tundus, et äkki vist läks nagu paremaks me elu järgi, et me saime endale ühe raadio, korraliku raadio, kus peal oli siis magnetofoon, vist magnetoolaks kutsuti lausa seda. Et sealt sai juba kuulata Luksemburgi, raadio Luksemburgi ja niimoodi, et ka lindistada kohe korraga. See oli Igla Prima, sest sealt ma kuulsin esimest korda Ray Charlesi ja sellise lauljad ja rock'n'rolli ja siis koolis jumala hoidku selle eest, et keegi oleks lasknud siis kuulata niisugust muusikat. Ei, seda mitte. Ja need 60-ndad niimoodi nad tulid ja kui lõpuks oli ikka see Beatlesite aeg Love Me Do ja see tuli välja, siis oli selge pilt, et peab ikka ühe pundikese ka tegema. Mäletan nime hästi 22. keskkoolis tollases oli meil selline ansambel, mille nimi oli hästi pretensioonikas pealkirjale ansambli Ekstaas 7. Ja selles bändis laulis niisugune mees nagu, mängis kitarri, laulis niisugune mees nagu Toomas Kõrvits. Aga siis see sama 22. keskkoolis lähevad eesriided lahti, tuleb peale Ekstaas 7, Toomas Kõrvits ütleb ja nüüd paar lugu rütmisõpradele. Täpselt niimoodi, nagu oli ütlenud seda Marino Marini oma esinemisel. Ja tuli Come on, let's twist again, Chubby Checker, twist again. Kõik olid nii hoosaksid seal, kusjuures aulas ju kõik käib, direktor vaatas selja taha, õpetajad olid näost punased, tohutu jama, mis see toimub. Ja mäletan nime hästi, nagu oleksid armunud, kui judinad jooksid üle kerre, see on hea, see mulle meeldib. See on kihvt värk. Ja siis sealt oli juba edasi oli nii, et seal ma kogemata ma sattusin kokku ühele mehekene nime George Pomerants, kes kahjuks on Georg Pomerants, siis Georgiks me teda kutsusime, mees, kes kahjuks on nüüd küll manala mees. Ja jälle mingi juhus, mina ei tea, kuigi jah, täna pidevalt öeldud juhused ei ole. Ja saime temaga kokku ja nemad olid just siis parajasti, tuli välja, et tema tunneb Kõrvitsa Tommi. Et nad teevad oma ette punti praegu. Mis pundi nimi? Juniorid. Tom, kas sa mäletad esimest korda, kui esinesime ja ma olin niisugune poiss, kes käis ja ainult lunis, et lubage mul ka laulda. Mäletan ja piinlik öelda, me ei lasknud sul laulda tihti peale. Aga see laul oli siis järgmine laul, minu arust on see teksti oled kirjutanud sina. On nii või? Ja loo peakiri on Maailm ilma armastuseta. No siis oli kõik, siis oli korras, siis tähendab, nemad saavad, mina ei saa, ei ole võimalik. Kohe oli hommikust õhtuni vaja Georgiga koos olla ja mängida kitarri. Aguli hommikud, veinid, hommikuni see kool, kus seda ja teist ei huvita, mingid tüdrukud tekkisid. Ühesõnaga läks lahti niisuguseks eluks, mida kõik vanemad hoidsid pead kinni. Mis asi see on? Õpetajad ka muidugi. Mul oli vaja sõjaväega põhimõtteliselt ja ma olen seda enne ka ütelnud. Minusugusele mehel oli natuke vaja sellist piitsa. Sest et eks ma olin niisugune liiba-laba natuke ja mul oli vaja sellist
sellist trenni. Noh, kui palju nüüd sellist, ma mõtlen füüsilist trenni lausa, jah, oli vaja jooksmisi ja mingid kangi tõmbamisi ja samal ajal see, noh, niisugune mingi distsipliin, kuigi jah, väga kahtlane oli see distsipliin, ütleme nii ära. Aga ikkagi, noh, see mingisugused kindlad ajad ja sa teed, see kuidagi see oli mõnes mõttes tagantjärele vaadates oli see kasulik. Ma arvan seda, et see pidi nii olema, sest mulle Armeenia suhteliselt meeldis. Ma natuke püüdsin Armeenia sellist, noh, keelt näiteks isegi pisut toksida, rääkisin armeenlastega juttu, uurisin ja küsisin ja pärisin ja mis toimub nende muusikast ja nende ajaloost ja see mul on alati selline asi väga meeldinud, nii et ega see mul mööda külge nüüd küll maha jooksma. Ja kui mulle saadeti Osama Lady Madonna, noh, minu arust on see murranguline lugu. Ja kui see saadeti, siis oli niimoodi, et vaat nii, sest nüüd ma tulen tagasi, ei ole midagi, ma teen ka. Ma teen ja kõik. No siis oli nii, et ma läksin tööle jälle, umbes nii nagu mu isa vist arvas, et mis siin ikka, et lähen lihtsalt tööle ja on töömees. Mulle nagu ei sobinud, ma töötasin Punases Retis natukene aega ja seal hommiku kell 7 pandi see, lülitati nupp sisse ja siis hakkas keerlema linditöö, noh. Ja oli vaja joota masinate raadiote külge igasugusi traadijuppe. Ja eks ükskord mitte ainult ükskord, vaid ikka 2-3 korda ma ikka 7 ei jõudnud, eks. Jõudsin ma natuke hiljem, aga nojah, et natuke see oli nii 40 minutit või tund või. Aga siis need raadiod olid juba kõik ilma minu tööta sinna jõudnud. Ma pidin need pärast päeva lõpus järgi, see OTK-sta läbi ei läinud. Või kus kontrolliti ja vaadata, et need tuleb kõik ümber teha. Aga mul muidugi vaja ju kokku saada mõne tüdrukuga näiteks või minna õhtu kuskil mängima. Mis ma tegin hästi kiiruga, panin need kokku ja seal kuskilt, ühesõnaga, tegin niisugust praaki. Nii kaua tegin, kui ühel päeval mingi pauk käis, küsiti, kes selle viimase operatsiooni kuskil valesse kohta jõudsin külge kinni. Siis ma pidin oma taskust maksma seal mingisuguse summa ja siis ma kergitasin kaabut, et mulle see ei sobi mitte üks mõhk. Ja kutsuti Pirita restorani. Toosama Georg Pomerants, kellest enne just juttu oli. Ütles, et kuule, et me siingi Pirtal teeme väikesed pundikesed, tuled ka äkki või? Ja sinna siis niimoodi oli ja ühel päeval astus sealt läbi keegi Leo Karpili nimeline mees. Astus läbi, vaatas, kuulas, kutsus mind saatesse, mis see oli, tere tulemast või kuidas need esimesed või otsime talente. See on 70 aastate alguse see, kui 2 takti ette või midagi sellist. Siis oli midagi muud, oli see pealkiri. Ja kutsuti mind sinna lauma, seal ma lausin Vana Jõge ja siis oli juba hakkas minema. Vana jõgi, kui pelgupaik sa minu jaoks. Vana jõgi, mis teeksin siis, kui sa ükskord kaoks. Ette viisid Kasesalu, või mäletan, Vana jõgi. Noh, sealt kui edasi vist oligi nii, et kui juba Gustas Kikerpuu palus seal kutsus tegema oma suurorkestriga ja spetsiaalselt seal mingid horoskoobi laulud tulid, eks ole. Vot sealt alates, siis kui juba tundus, et seal lood jõudsid ette otsa ja juba tehti pakkumisi ja nii edasi, siis hakkas mul juba tundma, et vot siit vist midagi hakkab tulema tõesti. Nõnda nüüd nutab see paik, nõnda nüüd nutab see paik, nõnda nüüd nutab see paik. Esimese laulu ma tegin 66. aastal vast. Ja see laul oli Hei, singing my birds. Ta ennastki naerma. See oli mingisugune, mingi a la Beach Boys lugu. Mõtlesin ise välja mingi teksti sinna ja nüüd on muidugi punastun selle poolest, aga see oli niisugune esimene katsekene, et teeme ka mingi sellise laulu. Ja, aga siis
siis 10 aastat hiljem, jah, 76. Oli see juba 75, kui oli estraadilaulude konkurss Tallinn-Tartu 70, ikka see oli 75 vast, jah. Ja siis mul oli äkitselt tuli lugu, mille nimel Pimedale muusikule ja see lugu tuli nii kohe, et ta oli lihtsalt olemas ja selle looga ongi nii, et ma nägin nagu seda oranži ketast, millest meil jutt oli enne. Nägin nagu sellist pilti, mingi pilt tuli ära, võin silmad kinni, tihti ma laulan silmad kinni. On lausa öeldud seda, et miks ta laulab silmad kinni. Noh, jama ju, ei ole, võiks olla silmad ikka lahti ja naeratada niimoodi, aga ma saan nagu mingisuguse oma seisundi kätte siis, ma saan selle pildi vast kätte, mul on niimoodi, mul on väga hea siis. Noh, tähendab, minu jaoks on see atmosfäär juba tähtis, see muu, see väline, see kõik on nagu ta on. Ei ole valgust näinud maa, ei tea, mis värvi on oranž, vaid soojust tunda saan ja metsamühinat värviks pean. Ja selle looga on, selle Pimedaga muusikuga on niimoodi, et jälle ma tegelikult ma ei uskunud, et see nii hästi läheb, see lugu. Et ta võidab, ta võitis kõik preemiad omal ajal, ta võitis seal, peapreemia ja mingi pressipreemia ja noorsoopreemia, Tartu enda preemia, see on aga mingit, tegi puhta töö nii-öelda. Ja see oli, mäletan seal mõned ikkagi tolleaegsed prominentsed heliloojad, nad olid ikka nii, et pärast, sisult ei ütelnud mulle enam tere, ausõna, sellist kuidagi, väga löödud olid, et kuidas see nii saab olla. В моем репертуаре много различных песен, разных по содержанию и по стилю. Kõigepealt hakkas asi pihta niimoodi, see oli aasta oli 1973 Vene televisioonis või siis tollases Nõukogude televisioonis toimus üks selline saatesari, mille nimel Art Lotto. Ja ma laulsin Gennadi Daneli laul Verelilledest, millega ma lõin kogu selle asja kinni. Ja see oli tegelikult ikka suur asi, sest et see oli, seda kajastati igal pool, trükipressis, ütleme Moskva, kõik suured lehed olid suurte tähtega, oli kirjutatud, kes kinni lõi ja kes teiseks sai, kes kolmandaks sai. Ja teiseks sai Ibragim, või see, Ibragimov oli vist teine. Ja see poiss sai momentaalselt sai tatari teeneliseks kunstnikuks, jah. Sellepärast seda võitu. Minust oli ainult 2 rida. Tuli, tegi, kõik ja küll. See selleks. Aga ma jäin seal nagu meelde vist ikkagi. Nii et läks mööda 3 aastat ja 76. aastal pakkus mulle David Tuhmanov laulu, mille nimel Остановите музыку. А я стою, чего-то жду, а музыка играет и играет. Безумная, люблю девчонку ту, которая меня не замечает. Остановите музыку, остановите музыку. Прошу вас я, с другим танцует девушка моя. Ja muidugi ma sain sellest aru, et see on nüüd elu šants mul, üks šanssidest. Siin polnud palju vähe mõelda midagi. See laul oli tohutult populaarne, 1 aasta, 1,5, seda krutiti igal pool. Ja sealt edasi läks juba. Ja edasi tulid laulud, mida pakuti mulle välja olümpiamängudeks näiteks 1980. aastal Olimpiada 80 ja siis kui olümpiamängud toimusid Moskvas, seekord küll ilma Ameerika Ühendriikideta, kuna just oli Afganistani sõda oli puhkenud ja Ameerika Ühendriigid osa ei võtnud sellest. Ja nii nagu tunnusmeloodiad ikka on olümpiatel, nii anti see lugu mulle teha, mitte kellegile teisele, see oli ka muidugi juba puhtalt. Сегодня лучше и добрее станет все человечество. В спорте есть соперники, в спорте нет врагов.
Aga siis edasi tuli juba see, et edasi oli vaja mõelda, et ühesõnaga, mismoodi selles seltskonnas ennast nagu seda õiget imitsit leida. Minu arust oli siis tollal oli just see, et estraadilauljad või niimoodi, nad kõik olid ilmtingimata kikilipsuga, ilmtingimata musta ülikannaga ja ilmtingimata niisuguse väga pateetilised ja liigutasid ainult niipidi kätt või vaatasid taevasse või midagi sellist, eks ole, et mina nägin, et niisugune mees nagu näiteks, kuna rootslastel oli Harpo on puudu, eks ju. Et on puudu üks selline, niisugune, kes on, liigub ja natuke nagu toljanats või. Et see on selline, selle on puudu, et täielikult puudu kohe, et üldse ei ole olemas. Ja ma ilmselt tabasin märki, sest et see on mingisugused need hästi primilaulud, mida ma seal laulsin omal ajal seal Spassite, vast, mis need kõik need polnud, need olid ikka superhitid, sest need just meeldisid, et see tuleb see niisugune natuke paksukene blond poiss ja laulate, et niimoodi, pop-off. Ega see nüüd mulle ei meeldinud nüüd küll nii väga, mis ma tegin. Sest et minu keel oli teine hoopis siin sees, mis oli sees, eks? Ja mis oli tegelikult tuhm. Ala seal pimedale muusikule või midagi sellist, mis ma isegi omal ajal me tegime, kusagilt sinna kanti. Midagi hoopis midagi muud. Aga seda ma tegin ja mulle maksti selle eest tollaste kriteeriumite järele küllaltki mõistlikult, ma ütleks. Ja eks see oli natuke ikkagi kõditas ka see, et ikka oled nagu selline poplaulja ja sind ikka teatakse ja kõik. Aga sellist niisugust, eufoorilist sellist tunnet, et ma olen nüüd, ma ei tea, kes või seda mul ei olnud ja ma oma kontsertitelgi laulsin ka sinna hulka pigem vastupidi. Ma laulsin paar lugu sellist, mida nad tahtsid kindlasti kuulata. Ja ülejäänud laulud laulin seda, mida mina tahtsin. Moskvas esines terve nädala meie Tõnis Mägi. Kontserdid läksid Lužnikis Lenini nimelise staadioni spordihoones. Siin esines hulk estraaditähti erinevatest liiduvabariikidest. Kontserdi teise poole aga sisustasid täielikult ansambel Music Safe koos meie solistiga. Kuid sellega pole Tõnis Mägi esinemised Moskvas veel läbi. Ees seisab terve nädal ja see on raskem kui eelmine. Estraaditeatris seisab ees rida autorikontserte ja esinemisi koos Vello Oruvetsaga. Et Tõnis Mägi Moskvas austatud ja armastatud kinnitab seegi, et piletid estraaditeatrisse ammu müüdud. Võib-olla ma ei saanud aru, et ma muutusin uhkeks, aga ma ei leidnud nagu põhjust eriti. Mind kiskus tegema teist asja. Kuidagi panna nagu orav rattas, kogu aeg minna jälle selle samale tuurile ja näha, et väljapääsu sellest ei ole. Sest et ma ei suuda, ma ei kujutanud endale ette, et ma olen, ütleme, 20 aasta pärast ma laulan neid laule ikka veel edasi. Ja midagi ei muutu, sest et Nõukogude Liit on suur ja lai. Ma võin minna mingi 5-6 aasta pärast sinna sama linna tagasi laulda ikka endiselt neid laule, Spassitet või mis tahes ja mitte midagi pole muutunud, sest ikkagi uus publik on peale kasvanud, eks ole. Ma nagu tundsin, et ma ei arene edasi või. Ma jään toppama siia, ma pean edasi minema ja siis tõmbasin juhtme seinast välja ja ma ei kahetse absoluutselt seda. See oli jube raske, mulle inimesed ütlesid, et sa teed rumaluse, eks ole, sa ei saa niimoodi teha, sest et kui sa seda teed, siis sa kaotad seal selle publiku, sa kaotad selle ja sa kaotad selle. Mul oli tähtsam see, mis ma ise endale ütlen, kui see, mis mulle teised ütlesid seda. Unistuste mängumaal on omad reeglidki, mida keegi teine ei teada toigi.
abielus 73. aastal esimest korda hirmus armunud olin ja noh, nii-öelda kõik vesi lõi pea peal kokku ja ma olin, ta oli Virve, ta elab nüüd Pariisis juba aastaid, noh vist 5-6 aastat. Minu suur armastus. Aga küllap ma olin siis ise veel selline, no ei olnud täiskasvanu, ütleks nii vist, päris õieti. Et ma oleks osanud hinnata kõike need asju. Mul oli vaja ikka midagi muud teha, oli vaja ikka kuskile minna pidu pidama teinekord ja rapsida ringi ja niisugune närviline natuke ja kõik see värk. Nii et see paari aasta pärast oli see epopöa läbi. Ja siis ma olin tükk aega, olin nii, noh, elasin nii-öelda sõltumatult või. Kuni siis ma sain kokku Lainega, kellega me elasime koos, ma ei tea, 7 või 8 aastat, pea 10 aastat vast isegi, kellega ka siis Liisu sündis. Liis Katrin Mägi. Laine, kes on praegu Pärnu teatris mängib ja Hällutoolil näiteks siin tegi liikumist ja annab siis lavakunstikateedris annab liikumistunde ja nii edasi. Väga töökas ja väga tore naisterahvas. Jälle toimus üks krõks ja nüüd olen kolmas kord olen abielus. Mu naise nimi on Piia ja väike toitu, nagu me teda kutsume, on Maarja Mägi. Tõnismäel on tütar Maarja Mägi. Südant kinkida, ole mul südant. Praegu vajab mu armastust mul. Naine, teid pole minuga vedanud. Aadun üles, harida mul, on harida mul. Aeg on harida mul. Mul ei ole olnud niimoodi elu, et nad oleks olnud niimoodi stabiilselt halb või ütleme mingi pikka perioodi stabiilselt hea. Nagu lainetus, ta korra on väga hea, korra ta vajub. Ma arvan, see on loomulik, nagu merelained. Ja muserdamise ja sellise asju on olnud elus palju, kõik on seotud olnud ka mu isikliku eluga ikkagi ja võib-olla ka, mine tea, võib-olla ka kõikide nende kolimistega ja kogu sellise mingisuguse rändamisega kogu aeg, mis mul on nagu sees, mida ma nagu ise võib-olla nii palju ei sooviks, aga ta lihtsalt on, sa ei pääse sellest kuskile, oled sellega nagu minemas kogu aeg oma kotiga jälle, kuskile liigud ja nagu ei saa ka siuke, Rolling Stone, veerev kivi, mille peale mätas ei kasva, like a Rolling Stone. Keerled või mingi Sisyphos, kes oma kivi lükkab kogu aeg mäkke. Ja see kivi kukub kogu aeg, tuleb alla ja sa hakkad teda uuesti lükkama ja nii lõpmatult. Ja nii lõpmatult. Ja see, need hetked, kui sa äkki ära väsid sellest kõigest, siis on küll niimoodi, et siis tahaks kivi alla jääda teinekord tõesti. Mitte nii, et sul aga täitsa tahaks ära. Nii ta on, aga siis tuleb jälle, kõik on paigas ja kõik saad aru, et see on olnud sulle jõle tähtis, sinu õppimiseks on see olnud tähtis. Ma usun, et ma igasugustest sellistest ebameeldivatest asjadest või traagilistest asjadest või minu jaoks on traagilist asjad, ma õpin nendest midagi. Siin ma lähen, olen valinud teel. Siin ma lähen, taas möödub päev, see on laul minu rännuteest. Siin on laul, laulan teile. Sellised pisut, kuidas öelda? Jah, ma ütlen ikkagi, ikka pisut võib-olla pisut traagilised, pisut kurvad, mingid laulud.
Need on minu laulud. Ma ei oska päris hästi laulda, nagu ma juba enne ütlesin, laula midagi niisugust diskot, mis on, kus on mingi väga lihtne sõnum või sõnumit pole, ütleks nii, et midagi, sellist ma ei oska, aga ta peab olema see, mis on sama oranž päike on sees kogu aeg. Et need laulud, mida ma tunnen, need on need. Ja mis on sündinud mingisugusel hetkel, nagu mingi plahvatus ja minu enda sees siis. Ja ma tean, et see on see laul. 7 surmapattu, vihm on lakkamatu juba. 7. päev sajab, rahustab mu närvi. 7 spektri värvi, vikerkaar. Need olid pihtimused mulle endale põhimõtteliselt, väga isiklikud laulud kohati ja need laulud ma pidin välja enda seest välja laskma. Need oleks mida mu sees edasi keerelnud. Nagu mõni mees kirjutab luuletuse, kirjutab välja, ta võib selle panna isegi ära kuskile, aga ta saab sellest teha lahti, eks ole, mingid asjad. Ja mul oli tunne, täpselt samamoodi ka minuga, et ma tegin need asjad ära, sest et nad olid mu seest, nad pigistasid ja nad pidid mu seest välja tulema. Milleks need täpselt kõik nii on, seda ma ei tea, aga vähemalt ma tean, et nad on olemas ja kui ma mõnikord neid kuulen, need ei ole halvad laulud sugugi mitte. Neis on mingi eriline niisugune tõdemus, just nimelt tõdemus ka sees olemas. Aga selline optimistlikuma vaatega asju, neid tunnen, et kindlasti nad tulevad mulle, aga ma ei ole nii väga optimist üldse ju. Ma olen niisugune, ütleksin pigem niisugune pessimistlik optimist või optimistlik pessimist siis. Niisugune väga nii optimistlik sel ma ei ole, sest ma olen nagu elu liiga liigidalt näinud mõnda asja. Sõnum on maailma jõudnud, Jeesus on tõde ja tee. Kõik, kes on vabadust nõudnud, neile kuulub see. Sa seda ma usun nüüd küll, et tähendab, et nendest asjadest nii väga palju rääkida ei saa, lihtsalt ei saa. Sest ta kas on või ei ole. Sa kas oled värvipime või näed värve, see ei sõltu enam sinust. Ja ma ei saa nendest asjadest enam nii palju rääkida, kui ma varem neid rääkisin naiivselt natuke ja kindlus ei ole kindlalt, et see on nii, sest et nii nagu olen seda meelt nüüd, et nii palju nagu me kõik erinevad oleme, nii palju erinevalt räägib Jumal ka meiega. Küllap tal on iga ühe jaoks mingi oma vinkel, kuidas ta seda räägib. Aga see, et ta olemus on, siis pole mitte mingisugust kahtlust. Looja, Maarja maad ja andesta meile me vead. Looja, kaitse Eestimaad, peod selleks palveks nüüd seal. Looja, hoia hiiepuid, sest ladvad neil längu on maas. Looja, kaitse kodutuid, kord nad ehk tulevad taas. Ta kõlab nii pateetiliselt, aga mulle tegi valu see Eesti asi tõesti. Ei olnud mitte mingid tellitud muusika mulle, eks ole, et ole hea poiss kirjutas tollal, mis see oli. Ja tõesti tegi valu ja ta teeb siiani. Aga see oli nagu märk kuskilt mujalt mulle tähendab, mis puudutab ju ka mind ennast, eks ole, kui sa oled siin selle maa peal elad, siis sul on see, sa tahad ka selle enda sisse võtta nii.
elude käänud. Välja end arvasid omade seast. Kõigile võõraks ja nimetuks jäänud. Koduteed komberdad pimedast peast. Näkku sind peksavad lepad ja pajud. Käharast kuusest on alles vaid känd. Sinna sa istud ja siis alles tajud sa, et sõge on olnud su rünnak ja ränd. Kõik on millegile hea, noh. Ja ka see Rootsi aeg oli just see, et ega siis, inimene peab aeg-ajalt olema oma ette, tähendab. Ta ei saa kogu aeg ei saa käia ja muudku rääkida ja seletada ja kogu aeg töötama niimoodi, et sa üldse ei saa enam aru, mida sa tegelikult teed, eks. Iga päev teed, kogu aeg midagi teed ja sul pole aega mõelda selle üle. Sul ei ole aega vaadata, kuhu sa oled jõudnud, kas sa teed üldse mingit õiget asja. Sa ei jõua enam ära märgata, milline tee, kui käänuliseks see tee äkki võib hoopiski minna sinu jaoks. Või teistpidi läheb hoopis väga sirgelt ja sa lähed nii rahulikult mööda seda teed, aga siis tuleb kuristik sulle vastu. Nende nii-öelda, kompass on katki või, sisemine kompass, sa ei saa enam aru, mis sa teed. Ja siis on aeg-ajalt vaja võtta aeg maha, Ma ei tea, kas 10 aasta jooksul korra või 20 aasta jooksul või hoopiski iga aasta korra puhkuse ajal, eks ole. Aga ma puhata ei oska eriti, niimoodi, et ma ei mõtleks üldse ikka on kuskil telefon heliseb ja või midagi ma mõtlen või midagi ma teen, eks ole. Aga see oli selles mõttes, ta absoluutselt ei olnud maha visatud aeg minu arust. Ja siis ta tegi mind, ta tegi mulle haiget kõik see asi muidugi, kui ma tagasi tulin ja kui ma tundsin mingisugust külma müüri ja kõike neist. Inimesed ei saanud aru, mis ma seda tegin. Nagu üksik paat olen seilamas merel, vaid kajaka kriisk ja vattide hulk ning purjedes viliseb tuul ning krigiseb ahter, mil sadamat näen või on lõputu pulk. Ja ma arvan, see on Paat Hüüdja hääle pealt kõige viimane laul. Minu plaat Hüüdja hääl, mis tuli välja 94. aastal. Ma usun, et see vast on kõige rohkem just minust endast. Aga ka teised laulud on minust endast tegelikult. Kui teie soove proovid, siis täita. Kui teie soove proovid, siis täita. Kui teie soove proovid, siis täita. See muusikas on nagu vähe, minu arust on seda teatraalsust. Esinetakse ülikonnaga ja kikilip sees, lauldakse oma laulud ära, aga nagu sellega nagu piirdubki kõik. Minu arust on seda pisut vähe võitu tänapäeval. Kas enam kuskil rahu ei saa? Koheselt rahu, kohe ma lähen, kuuled. No kaua sa kaagutad, mine siis juba. Mul on tunne, et see 1996. aasta juunikuu on midagi erilist minu arust. Siit, sellest sagadist, sellest kõigest, siit hakkab midagi muud tulema. Mul on selline tunne. Nii et who knows, kes teab. Võib-olla mõne aasta pärast istume siin samas edasi ja räägime, et kas oli nii või olnud, aga mul on väga kahtlane tunne, et siit on midagi, nüüd on mingisugune krõks käinud. Ja hoopiski mitte muusika poole, vaid võib-olla tõesti just teatri poole. Istute siin oma ette ja mõtlete kogu aeg midagi. Ja ei tea, mida mõtlete, jah.
Olgu, lepime ära. Joome. Täna õhtul peab jälle klaverit mängima, küllap peab mängima igasugust jama, aga olgu pealegi. Miks me leppima peame? Ma pole teiega tülis olnud. Te tekitate minus alati niisugused tunde, nagu oleks meie vahel midagi juhtunud. Olen veider on kõik, Saara Pahanda, Leko. Kuradi Leko. Kui ma kellegagi koos olen, siis pole viga midagi. Olen nagu samasugune nagu kõik teised inimesed, aga kui ma olen seltskonnas, siis ma olen häbelik, morn ja ajan igasugust jama. Siiski olen ma õilsameelsem ja ausam kui väga paljud teised ja ma võin seda tõestada. Ma vihastan tihti peale, kui me seltskonnas oleme, siis te norite minu kõlal tihti. Aga sellegi poolest olete mulle millegipärast sümpaatne. Ma ei ole täna täis. Joome. Minul ei ole midagi teie vastu, Parun, aga mul on Lermontovi iseloom. Ma olevat isegi natuke Lermontovi moodi, nagu räägitakse. Aitab. Lähen erru. Juba 5 aastat olen ma unistanud sellest, et lähen erru. Nüüd aitab. Hakkan tööle. Mul on hea näitleja muide. Nii näljakas, kui see ka ei ole. Olen küll. Ja võt see ongi see, mida keegi ei tea veel välja arvatud need inimesed, kes siin on käinud vaatamas ja minu praegused kolleegid. Ma tean seda, ma olen seda kogu aeg teadnud. Ma olen seda kogu aeg oodanud. Mul on kogu aeg olnud see kutse või see, millal siis, Ja paar korda on tehtud sellist asja, et on kutsutud ja ma veel kord kordan, et siis ei olnud õige aeg. Tähendab, et minu jaoks on nüüd just õige aeg. Ma olen täpselt sellel hetke selle seisul, kus ma olen nii-öelda need laksud kätte saanud, ma olen kooli läbinud selle kooli, kus ma võin nüüd siin treppidest üles minna selles mundris, mis mu seljas on. Aga näitleja ma olen, jah. Soovid suured, mida aeg kaasa endaga toob. Anna andekust ühele, rikkus jääb teisele, kolmandal lootus ja rõõm. Mis veini täis pilgeni, rüübata mehine sõõm. Rüübata mehine sõõm. Ega siis, selline see elu on, eks ju. Ta ei ole ainult niisugune lillepidu ja rõõmus karneval hommikust õhtuni. Ta on ikka väga tihti, on ikka väga raske on see elu, eks ju. Ta nagu see Tuusenbach ütlebki, ütleb, et elu on väga raske, täis saladusi ja õnnelik. Kõik on paradoks ju. Kõik need on sellised, nagu ta on. Aga samal ajal, kui sa laulad neid asju, siis ta on inimeste keeled puutuvad nii või teisiti. Ja seda nüüd ma küll ei soovi, et oleks kohutavas masenduses. Ja kes nagu masenduses nendest saavad, eks siis ma ei ole õige laulja nende jaoks, eks, või siis ei ole vaja kuulata lihtsalt. Nii lihtne see ongi. Mämmesilase kombel vastuis, kauma